Ma ütlen ühe asja välja, mis väga paljudel ei ole aru saada, aga ma ei näe väga suurt vahet ajateenijal ja teil. Minu jaoks olete kõik kolleegid. Kaitseväe Akadeemias toimus täna avaaktus. Traditsiooniliselt marsiti enne aktust Tartu kesklinnas. Alustati Kaitseväe Akadeemia eest, kust liigutid edasi Tartu Raekoja ette, kus uueks õppeaastaks soovisid edu nii Tartu linnapea Urmas Klaas kui ka Kaitseväe Akadeemia ülem kolonel Enno Mõts. Täna on hariduse ja tarkuse päev. 1. september on meil traditsiooniline tähtpäev, kus me viime läbi Tartu linnas piduliku jalutuskäigu. Tartu linn tervitab meid, see on suurepärane võimalus ja lahkus nende poolt ning lisaks sellele toimub ka Kaitseväe juhataja avaloeng. Edasi marsiti Tartu Ülikooli eest Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde, kus mõlema ees hõisati elagu haridusele. Ootan palju väljakutseid, palju tarkust, nagu härra kolonel ütles, ja kindlasti, et pakutavad õppeained oleks huvitavad ja tahan anda edasi neid tarkusi, mida ma olen siin selle 3 aasta jooksul omandanud oma tulevastele alluvatele ja teha neist täpselt samasugused tublid eeskujulikud riigikaitsjad, nagu kõik siin koolis õppivad kadetid. Rahva rõõmuhõigete ja soomukite turvatunde saatel liiguti õige pea tagasi Kaitseväe Akadeemia aulasse, kus uue õppeaasta avakõne pidas Eesti Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Ma kõigepealt julgustaks kõiki õppureid. Te õpite heas koolis, kus antakse head haridust. Täpsemalt, siin luuakse suurepärane keskkond õppimiseks ja ülejäänud tuleb teil suuresti ikkagi ise ära teha. Väga tähtis on õpingute ajal mõelda kas siis oma senistele kogemustele või ette kujutada, milliseks saab teenistus edaspidi ja katsuda kogu siin pakutavat tarkust panna sellesse konteksti. Siis läheb õppimine lihtsamalt ja annab teile endale ka võimaluse keskenduda nendele asjadele, mis on olulised ja nendele, mis on vähem olulised, võib-olla mitte nii palju keskenduda.